tere, Aavo siin. Praeguseks on saanud siis 27. mai. Kell on hommikul 6:30 ja ma teen hommikusööki. Tänase päeva hommikusündmused on sellised, et ma lähen garaaži, pakin oma driftiauto siis treila peale ja lähme hobijõudu Dünosse. Sinna. 20 minti möödas umbes ärkamisest. Praemuna, peekon ja kohvi on valmis, nii et tuleb ära süüa ja minna garaaži peale seda. Olen tulnud garaaži, et panna siia samma käru peale oma driftiauto ja sõita Tallinnasse hobijõudu. Hobijõus on siis Düno, mida mööda me hakkame mu autoga koha peal sõitma. Ja kohale on tulnud ka Soomes siis Samuli, kes hakkab siis seadet kontrollima. Nii et pakin selle auto treilale ja siis lähen linna. Nii nagu ma soovisin. Kell on 7:28. Auto on treila peal, buss on valmis. Nüüd pole midagi. Tuleb jalutada tuppa, võtta selluks vajalikud asjad ja sättida ennast teele Tallinna poole. Sest et Lume tänav on täpselt nagu lennusadama lähedal ja sinna saamine on tegelikult ikkagi suht probleemne siuksel kellaajal. See tähendab seda, et ma lähen otse hommikusse tipptundi. Nii et suht piinarikas on see hommikune sõit, aga mis teha? Olen jõudnud Tallinnasse. Kell on saanud 8:12 ehk siis ma olen männikul. Mul on sõitud läbi linnaväe suruda kella 9, pidin kohal olema. Võib-olla joopab, et jõuan isegi veits varem. See oleks ilus. Aga Dünosse minemise mõte on tegelikult see, et auto on ju väga hästi töötanud. Aga reaalsus on see, et me ei ole Dünos käinud. Ja me saame veel teha Dünos nüüd Final Tune'i, ehk siis mul on seal oma mõttes paar altotsa probleemi, mis mulle ei meeldi. Ja üleüldiselt võiks selle asja siis Dünos ka üle vaadata, kuna praegune auto on ikkagi siiski seadistatud kõhutunde ja logide järgi, mis on selles mõttes siis väga hea, et see töötab väga hästi ja see on nagu suht hea kasutada, aga ma näen, et me saame veel vähekene asju paremaks teha. Nii et ma jõuan sinna ühel hetkel, siis hakkan seda reilavat maha pakkima ja siis joome selle auto Düno rullide peale kinni. Kohal ma olen, Lume 7 töökoda garaaž, hobijõud ametliku nimega, siis on seal selja taga see ilus kuppelhoone ja ma hakkan autot maha laadima, ma vaatan praegu siin kedagi teist vist veel ei ole, nii et ma saan kiirelt tegutseda. Olen majas sees, Triptiks on siin, Gerdil on tähtis ülesanne. Tõenäoliselt on siin mingi diiselsapakas veits ära koolend ja siia Düno pingi peale teinud. Natuke musta oli veits paneb Pemmile puid hetkel, aga muu auto. Sellepärast ta nii motiveeritud nendest BMW-dest jälle ongi, kui ta BMW juba hakkas ära põlema. Maskides mööda on autost, see tähendab, et nad hakkavad kohe-kohe seda auto käima panema, sest et muidu see etanoli hais, mis siin toas on, tegelikult piinab pea ära. Ja Gert siin seadistab kõrval sellist Düno hetkel. Samuli teeb arvutis midagi. Tõenäoliselt midagi tarka. Need mehed on siin ketsi peal, nii et podi sulab. Masina on dünotud, tegime siis
kütusekaardile muudatused suured ja auto nüüd töötab mitte mapi pealt, vaid throttle positioniga. See on palju täpsem siis gaasivajutusele ja võiks reageerida kohe ja siis sujuvamalt. Nii et panin treela tagasi, Sammule juba tuunib seal majas sees mingit cross-karti, nii et ma olen vaatan, kuidas seal läheb. Dünos on käidud, pill töötab väga hästi. Meil on väiksed komplikatsioonid siin vaja lahendada, see tähendab seda, et siin käe all on üks jahutustoru, mis on teisel pool landsekat ja käib vastu rehvi, kui auto on full lockis. See tähendab seda, et ma peaksin midagi sellega tegema. Ma olen selle jaoks ostnud ära ühe silikonlöödiku ja mingi toruvärgi ja ma proovin selle nüüd lahendada nii, et see rohkem enam vastu ei käiks. Just proovin, ma pean seda lahendama.